on nagu Maiduga see lugu, et üks väga konkreetne eluperiood alates siis ülikooli astumisest kuni siis 90ndate lõpuni ja tegelikult sealt edasi ka veel kogu aeg ongi väga tihedalt sellised olulisemad sündmused Maiduga nagu seotud või läbi põimitud. Et ütleme, et kõik see, et kes ma täna olen ja mis minust saanud on, ma arvan, et üks väga suur osa sellest ongi Maidul. Maid tuli teise kursu tudengi juurde, ütles, et võta A4, kirjuta, palun lubada mind balletiartistide konkurssi, ma ütlesin, stopp, ma ei taha sinna minna, ole vait, kirjuta. Täitsin käsu ja järgmisel hetkel juba töötasin Rahvusooperis Estonia. Esimest korda mäletan nendest poistest, kellele need paberid kätte jagati. Nendel 3, 4 soovis veel ise tulla. Siis me käisime seal, nendest 2 valiti välja. Siis me saime esimese rolli, me saime ümber kuusepuu tantsida. Mingid lapsevanemad olime Raivoga koos siis. Siis me olime nii õnnelikud. Ja siis me läksime, ossime, et mis veel näitab seda, et miks, kui oluliseks me selle asja juures Maitu pidasime. Et me läksime, ossime piletid, 2 piletit nagu. Ja viisime nagu Mait Tagule, et meie esimesele lava debüüdile. Et ta võis olla väga terav, võis olla jäme, aga põhiliselt ta jäi ikkagi sellise sarkasmi piirasse, et ta ei muutunud nagu õelaks, et ta ei olnud nagu kuri inimene, et ta ei olnud nagu kuri, aga ta arvas, et kui ta illustreerib mõnda oma näidet või märkust mingisuguse kujundiga, et siis jõuab paremini kohale. Jah, me olime väga head sõbrad, me lävisime perekonniti, me veetsime koos vaba aega ja samal ajal ka peale kooli siiski jäi ka minul temaga töövõtja ja tööandja vaheline suhe. See mõjub võib-olla natukene trafaretsena, aga mina arvan, et kui nüüd distantsilt vaadata, siis ma arvan, et Põhjamaa on see, mis on Maidu tants. Et on väga palju veel tehnilisi asju ja on ka kabaree žanrisse paar numbrit ta teinud, mis veel tänaseni on repertuaaris ja käigus siin erinevatel lavadel, kuhu tema õpilased on need jõudnud edasi kanda. Ta pigem otsis sellist isikupära tantsijas, et tal oleks midagi sinna kuhugile juurde luua veel. Kui keegi tahaks näha, kuidas nägi välja Varieté 86. aastal, siis peaks minema Meritoni. Kui keegi tahab näha, kuidas nägi välja Eesti Varieté aastal 2002 või ütleme 2004, et siis võib minna Hotell Virusse. Ükskõik, et kui te lähete sinna Viru hotelli või käite ükskõik mingi laeva peal, et see kõik on selliseid Maidu jala ja käe jälgi täis. No, ja täna, mis toimub siis sellised kilekottidesse pakitud kostüümidega Varieté rühmad on ära kadunud, on ikkagi tervikproduktsioonid, kus osaletakse konkursil, võidetakse mingisuguse teemaga, artistid on juba rahvusvahelised, tantsijatel on kostüümid, mida nad ise ei pea valmistama, vaid keegi õmbleb need neile. Ja nende asi on ainult nende kostüümide eest, nende kostüümidega hoolikalt ringi käia ja neil on võimalus lihtsalt seal laval toredasti esineda. Et 90-ndatel olid igalühel olid need kostüümid ikkagi kodus. Sa võtsid ja pesid neid ja see oli sinu särk ja see oli sinu littervintsak ja see littervintsak oli sul seal 10 aastat. Et tänapäeval saab tantsija 3 kuu pärast täiesti uued kostüümid. Mina arvan tänapäeva tantsumaailmast väga hästi. Ma arvan, et tänapäeva tantsumaailm on elujõuline, tugev, mitmekülgne ja ma näen praegu kogu aeg noori inimesi, kes tulevad peale, kellel on mingisugune oma asi ajada.
et kui Mait oleks täna elus, siis see tantsumaastik ei oleks kindlasti selline. Ma arvan, et ei oleks Eesti Tantsuagentuuri. Ma arvan, et me ei oleks ka siin selles Dance Factory ruumides. Et need asjad on kõik millegi tagajärjel kuidagi kasvanud ja tulnud. Aga ma väga loodan, et ta intelligentse ja kohanemisvõimelise inimesena siiski saaks väga hästi hakkama. Iga laval oldud hetk on mind muutnud paremaks inimeseks, õnnelikumaks ja tervemaks. Ja selle eest aitäh Mait Agule. Vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors, ici c'est confortable.